sinu tänane treening keskendub sinu seljapiirkonnale, ülakehale ja loomulikult ka kätele. Midagi väga rasket ei ole, alati kuula oma keha, kui tekib paha pinge, eriti selja puhul, kuna seljad on meil kõigil väga haprad, siis alati võta puhkus, väike lapsepoos või mis iganes venitus endale ette. Aga tule mati ette otsa istume. Me alustame seda tundi kerge selja mobiilsusega, et me päris kohe lihast treenima ei lähe. Ehk siis jäta jalad mõnusalt harki ja vii kannad võimalikult kehast eemale. Haara endal põlveõndlast kinni ja siruta korraks selg siit pikaks. Too õlad tahapoole, õlad alla, sule võib-olla silmad. Ja väike hingamishetk jälle, enne kui sa alustad. Hinga sügavalt sisse külgede suunas. Tuletan sulle meelde pilatesi hingamist. Ja kui hingad välja läbi lahtise suu, siis aktiveerid kõhulihased. Saada kõik mõtted peast minema, leia vaikus enda peas ja lõdvestus oma kehas. Ja hästi, ava enda silmad. Nüüd me lähme liikuma siit seljast, hingad sisse veel, võib-olla saad lülisambast veel rohkem pikeneda. Ja kui hingad välja, siis kumerda selga ja vaata enda naba poole. Hinga jälle sisse lülihaaval, rullu siit üles selga pikendama. Ja hingad välja, siis kumerdad selga, samal ajal vaatad naba poole, kael on ilusasti kumer. Hingad jälle sisse, teeme ühe korra veel. Ja hingad välja, kumerdad siit, vaatad endal vaikselt naba ja tuled tagasi sisse hingates selga pikendama. Väga hea, too käed endal kukla taha sõrmsiangusse. Too küünarnukid nii taha kui saad. Hinga sisse, mõtle jälle, et sa pikened. Tee välja hingates 2 lööki ühele küljele. Hingad sisse, pikened ja teed 2 lööki välja hingates teisele poole. Katsu seljast hoida võimalikult pikk sirge, ka siis, kui sa lähed külje peale. Ja kõhulihastega viid oma kehasid pöördesse. Viimased korrad. Ja 2 viimast, ehk siis 1 kord mõlemale poole. Viimane ja hästi, vabasta käed. Ja seti ennast nüüd 4 käpukile. Käed olgad all, põlved puusade all. Nüüd uue välja hingamisega tõsta endal vasak sirge käsi otse enda ette õlakõrgusele ja siis hingates langeta. Tõsta nüüd parem ja langeta. Kogu aeg vaheldumisi, katsu keha hoida võimalikult stabiilsena, et raskus ei kaldu siit väga teisele keha poolele. Ja tõstad siit ideaalis mõnusasti õlakõrgusele. Kui saad, siis saad rohkem venitust siit rinnakust ka. Avad rohkem oma ülavõõdet. Välja hingates tõstad ja siis hingates langetad. Mõlema käega 2 kordust veel. Ja viimased. Ja hästi, langetad siit. Nüüd järgmiseks harjutuseks too endal natukene jalad tahapoole. Me teeme triitseps käte kõverdusi. Ehk siis selg on sul siit ilus, pikk ja sirge. Nüüd hingad sisse, tuled nii palju alla siit kehast, kui sa saad. Jälgid su küünarnukid on kere vastas, ei vaataksid külgedel ilusti, liimi enda külg, küünarnukid vaatavad selja taha, hingad välja, lükkad ennast siit ülesse. Võid tulla ainult natukene, hingad sisse võib-olla ainult natukene ja tuled tagasi. Ka see on täiesti okei. Peaasi, et sa ei lase ennast seljas siit läbi ja ei tõstaks ennast siit tagasi. Seda rohkem sa tekitad pinget endale selga siit. Nii et selg on kaitstud, see on eelkõige kõige tähtsam. Ja tõukad siit tugeva seljaga ülesse. Pilk on ilusti otse enda ees. Teeme 2 viimast. Ja viimane. Hästi, nüüd tuled hästi vaikselt siit rahulikult, tugeva seljaga, rinnaga mati peale. Hästi, langed jalad ja too endal peopesad üksteise peale siit. Lase otsmikul puhata siit. Jalad puusad laiaselt, varbad kannad otse.
me lähme ülakeha tõstetega edasi, ehk siis hingad välja, kõht on tugev, tõstad ülakeha matilt lahti koos kätega ja siis hingates langetad. Hingad välja, tõstad ja langetad. Ja siit nüüd jälgi, et su pea kael ei läheks kuklasse. Hoia pilk kogu aeg mati sees. Hoia õlad hästi vabad ja kõht kogu aeg tugev. 4 veel. 3, 2 ja viimane, mõtled sa pea otsast pikened ja langetad siit. Hästi, jäta otsmik siit mõnusalt. Kätele puhkama, me töötame jalgadega. Hingad välja, tõsta vasak sirgejalg ülesse. Hingad sisse, langetad. Tõsta parem ja langetad. Vaheldumisi läheb üks jalg üles ja teine. Kogu aeg mõtled varba otsast taha ossa, tõstad seda jalga. Ja hoia kõht ikka tugev ja jälgid, su puus ei tõuseks matilt lahti. Et sa tõstad siit tõesti selle alaselja ja tuhara abil jalga. Viimased korrad, mõlema jalaga veel. Ja viimane. Hästi, langeta siit jalgtoo käed rinkere juurde. Ja me võtame korraks seljavenituse siin lapsepoosis vastu. Hästi. Hinga mõned korrad sügavalt. Me lähme kohe edasi. Ehk siis vaikselt rulli enda selg nüüd uuesti ülesse ja säti ennast tagasi kõhuli mati peale. Super. Siit too käed otse enda ette. Nüüd jäta mõnus õlgade laiune vahe. Jalad ikka samamoodi. Siit kergelt harkis. Puusad laiuselt, pilkan enda ees. Kõht on nüüd tugev. Hingad välja, tõstad mõlemad käed ülesse. Hingad sisse, tood 90 kraadi sirged käed küljele. Ja tood sisse hingates tagasi ette ja langetad hästi. Hinga välja, tõsta käed üles, kõht on tugev, hinga sisse too küljele, hinga välja too ette ja siis hingates langeta, jätkad sealt. Mis enne ütlesin hingamise natuke valesti, aga lähed siit ilusasti edasi, võid vabalt leida oma hingamise, et ära jää liiga üle mõtlema selle hingamise peale. Isegi kui minul läheb sassi või sinul läheb sassi, siis sina ikka keskendud oma hingamisele ja tuled sellesse rütmi tagasi. Peaasi, et sa oled täielikult kohal, mõtled oma lihastööle, mis praegu töötama peab, kuidas ennast toetama, kaitsma pead. Ehk siis kõht on tugev, hästi. Tood viimane kord ülesse, too käed külgedele, jäta käed siia, langeta ülakeha võib-olla natuke rohkem, kui tõusis liiga palju ülesse. Sisse hingates langetad sirged käed maha, hingad välja uuesti tõstad sirged käed ülesse, nii kõrgele kui saad. Hingad sisse, langetad sirged käed, hingad välja, tõstad. Viimased 4 ja 3 ja 2 ja 1. Hästi, too käed ette ja pane peopesed üksteise peale ja otsmik puhkab siit. Super. Hinga välja, tõsta mõlemad koos ja laad nüüd järgmiseks harjutuseks ülesse. Ja sa tood mõlemad kannad kokku siit. Ehk siis hingad sisse 4 lööki kokku, 1, 2, 3, 4 välja samamoodi 4 lööki kannad kokku. Hingad sisse 1, 2, 3, 4 välja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jätkad oma rütmiselt. Ehk siis nii kiiresti, kui sina saad. Mõtled varba otsast eemale, kõhujad tugevalt, pea otsast ka pikened. Ja viimased 2 paari veel. Hingad välja, 1, 2, 3, 4, langetad sealt. Hästi, me teeme ühe harjutuse siit veel, enne kui me võtame selle seljavenituse vastu, ehk siis tule küünarvartele. Ja säti käed siit sõrmseongusse, hoia ülakehast ennast ilusasti avatud, tõmba natukene seda nabasid matilt kergelt eemale. Hästi, sa võid alati tuua ka väikse pleedi või toekes endal sinna alla. Nüüd hingad sisse, mõtled pealaest, sa pikened. Hingad välja 2 lööki vasaku kannaga vastu tuharat. Hingad sisse, langetad, välja hingates parem kand. Hingad sisse, langetad ja teine jalg. Kui sa saad, siis ideaalis tuleb see pahklu liikumine ka kaasa, ehk siis kui kanna vastu lööd, siis on painutatud põis, langetad sirutatud põis, aga see pole üldse oluline. Peaasi, et sa keskendud pikenemisele, ehk siis võid ka sirutatud põiaga lüüa siit viimased korrad ja teed viimase veel.
hästi, lükkasid ennast käte abil uuesti lapsepoosi. Võta sügav hingetõmme siit iseendale, venita enda selga, puhka korraks. Ja rulli siis ennast uuesti ülesse ja tule siit külje peale, vahet ei ole kumma külje peal. Teeme niikuinii mõlemad küljed ära ja tuled täiskäe peale. Kui sul on väga raske siin täiskäe peal olla, sa tead, et su ranne on näiteks liiga habras, siis tule juba jaossid küünarvarrele. Ja jäta endal jalad siit kõveralt, kuid pigem siit pikemalt ja vaata, et see pealmine kand tuleks justkui selle pealmise osa päka vastu, siis on siit mõnus üles tulla. Ehk siis hinga nüüd sisse, tõsta puusad siit ülesse ja hingad välja, tuled tagasi alla, hingad sisse, tõstad puusad ülesse, hingad välja alla. Näitan siis alternatiivi ka, ehk siis sa võid alumise põlve jätta maha ja võid tulla küünarvarrele ja siit teha tõste ja tulla alla. Ehk siis sinu alternatiiv seal, kus sa ise täpselt oled. Teeme viimased 3, 2 veel ja viimane ja viimasega sa jääd ülesse. Hästi, me teeme siit ringikesed siit parema käega või pealmise käega. Hingad sisse, tood käe eest läbi ja välja hingates tagant. Hingad sisse, hingad välja. 3. Hoia alumist kätt kergelt kõverdatuna. Kui sa oled siit küünarvarrel, siis natuke väiksemad ringid tulevad. Hästi, langetad siit puusad tagasi matile, haarad pealmise käega pealmise jala pahklust kinni ja tuleb vaba käsi üle pea. Võtad selle küljevenituse vastu, raputad võib-olla rannet, kätt ja vabastad siit, tood jalad teisele poole ja me teeme teise külje ka. Ehk siis säti ennast valmis. Ideaalis siis täis käe peal, too jalad kõveralt, pealmine kand siis tuleb alumise päka pealmise osa vastu ja oled valmis, siis hingad sisse, tõstad üles ennast ja hingad välja, tuled tagasi, hingad sisse, tõstad ja pilk enda ees, suka ei oleks siit kumer, langetad. Ehk siis sa tead ka neid alternatiive, mida teha, kui sul on kuskil kas näiteks randmes, kerge pinge, siis tule küünarvarrele. Kui ei jaksa siit ja tunned, et pigem teed liiga endale, siis hoia alumine jalg kõveralt, viimased 2. Ja viimasega sa jääd ülesse hoidma, pealmine käsi on lae suunas, hingad sisse käsi eest läbi, hingad välja taha. 4. Saad väiksed õlaringid siit kätte, keskendu hingamisele 3 ja 2. Ja viimane, hästi, langetad puusad matile, haarad pealmisest jalast kinni ja vaba käsi tuleb üle pea. Hästi, vabastad siit ja tuled rätsepistesse. Me lõpetame vaikselt selle tunni, aga toome ka väikse venituse iseendale. Ehk siis kõigepealt hingad sisse. Ja välja hingates jaluta käed enda ette, tule korraks ette painutusse või. Anna seljale kaelale väike venitus. Hinga veel sisse ja jaluta välja hingates tagasi siit ülesse. Hästi, hinga sisse, too mõlemad käed nüüd ülesse. Hingad välja, kõverda üks käsi, haara küünarvarres kinni. Korraks venitad seda triitsepsit siit ja natuke ka rinnakut ülakeha. Ja vaikselt vabastad, vahetad ära, haarad teisest küünarvarrest kinni. Ja vaikselt vabastad käed jalgadele. Hoia selg pikana, hinga sügavalt sisse. Ja välja hingates, lase kõik vabaks. Nüüd hinga sisse, too mõlemad käed üles, peopesad kokku. Hinga välja, too käed enda ette. Võib-olla sule silmad või hoia suletud, kui need juba olid sul kinni. Ja saada endal ilus mõte kaasa tänaseks. Ja ütle endale suur aitäh, et sa tegid
just oma selja ja rühi heaks midagi, see on ääretult tore. nii et suur aitäh sulle ja kohtume taas.